Ühesõnaga magistriõpe siis kirjalik tõlge, et eks ta selles mõttes on ka muutuste tuultes natuke see õppekava, et meil on uusi aineid ja võib-olla lähiajal oleme sunnitud veel üht-teist muutma, kuna pidevalt on ju tulemas peale uusi tehnoloogiaid ja uusi suundumusi ka tõlkimisel ja tõlketeaduses ja kõiges, aga põhimõtteliselt ma siis räägin sellest üldisest taustast, et õppekava üldiselt meil püüab kombineerida praktilisi tõlkeoskusi ja teadust ja me vaatame nii tarbetekste kui ka natuke niisuguseid kunstilisi tekste ja noh, ütleme siis ilukirjandust et mõlemat saate vaadata, nuusutada, teha erinevaid harjutusi, ülesandeid, tõlkida, kasutada tehnoloogiaid ja nüüd uus suund ongi tegelikult väga selgelt tulnud ka see, et lisaks sellele, et me tegelikult väga soosime seda, et me alguses ikkagi tõlgime natukene ise ka, enne kui me masinate ja tehnoloogia juurde läheme, siis seda masintõlkealast kirjaoskust kindlasti me õppekava jooksul mitmel pool erinevate kursuste raames arendame. Ja tõlketeaduse poole pealt siis proovime, et tekiks tudengitel laiem arusaam sellest, mis see tõlketeadus üldse on, mida uuritakse ja nii edasi. Ja oluline siin on siis analüüsivõime ja iseseisev kriitiline mõtlemine, et kui me teadust teeme, siis see on selle aluseks. Teaduse tegemine on ka sellepärast oluline, et meil on vaja magistritöö kirjutada, aga mitte ainult, et see kindlasti toetab ka seda nii-öelda tulevast tõlkijatööd, ükskõik milliseks see profiil siis ka siin tehnoloogia ajastul kujuneb. Kindlasti on endiselt vaja inimesi, kes on võimelised töötama erinevate tekstidega, tunnevad hästi erinevaid võõrkeeli, aga eriti siis oma emakeelt, kellel on hea keelevaist, kellel on hea sõnavara, kes tunnevad ka erinevaid valdkondi siis, millest tõlkida. Nii, see on siis selline üldine taust. Liigume siis edasi, õppekava muidu te saate loomulikult vaadata ka kodulehel, ma panin siia lingi ja minu meelest pärast teiega jagatakse neid slaide ka, et siis te saate, aga noh, küllap te leiate üles kodulehelt selle õppekava nii või teisiti. Ja kui seda õppekava nüüd natukene lähemalt vaadata, siis mis siin on, eks õppekavad näevad kõik ülesehituselt ja struktuurilt natuke sarnased välja, selles mõttes, et on olemas alati üle ülikooliline aine ehk siis elu, erialasid lõimiv uuendus, aga selle elu asemel nüüd pakutakse magistrantidele minu arvates ka mingisuguseid alternatiive. Et kui te juba olete elu teinud bakalaureuseastmes, siis te saate valida äh, jah, ma ei pannud seda siia, aga see oli ka üks väga veider akronüüm. ühesõnaga on võimalik elu mitte teha ja teha siis midagi selle asemel, mis on sarnane üle ülikooli naine. No selle mõte on tuua kokku erinevate õppekavade üliõpilased mingit projektitööd tegema, et oleks võimalikult niisugune ähm, noh, erinevate õppekavade erineva tausta ja teadmistega üliõpilaste nii-öelda oma oskuste ja teadmiste jagamine siis teiste erialade üliõpilastega ja noh, neid projekte on igasuguseid, on teadusprojekte, on praktilisemaid, aga põhimõtteliselt selline aine on. siis on meil erialane võõrkeel, mis on akadeemiline inglise keel ja tegelikult oleme olnud selles mõttes õnnega koos, et Mirjam McIlpatrick, kes on seda siiamaani teinud meie tudengitele, on päris palju selle inglise keele kursuse juures tõesti vaadanud ka just tõlkimise ja tõlketeadusega seotud asjaolusid, aspekte ja nii-öelda natukene juba suunanud ka tudengeid sellist tõlketeemat vaatama selles akadeemilise inglise keele kursusel. Ja siis on instituudi üldaine, no need on kõik kohustuslikud, need ained, mida ma praegu räägin, on siis metodoloogiad ja meetodid humanitaarteadustes, et see on selline sissejuhatus siis uurimustöö tegemisse. Nüüd on meil siis tõlketeaduse ained ja need on ka nüüd kohustuslikud ained õppekavas.
on eesti keele toimetamine, on keel ja kultuur, on psühholingvistika, on sissejuhatus tõlketeadusesse ja siis on tõlkimise alused ja masintõlke järeltoimetamine. Kui ma nüüd kiiresti need kursused niimoodi läbi käin, siis toimetamine, eesti keele toimetamine on tõepoolest siis täiesti selline eesti keele kursus. Meil on, sellest ma räägin natuke pärastpoole, aga kui on tudengeid, kellel on esimene keel mitte eesti keel, vaid vene keel, siis pakume nüüd sellest aastast alternatiivina ka sarnast kursust siis vene keeles, et vene keele toimetamine. Aga sellest ma räägin pärast, see on valikaine. Nii et seda siis toimetamist eesti keele kursus. Keel ja kultuur on niisugune laiem, silmi avav ja tutvustav kursus, mida siis loeb Mari Uusküla ja samamoodi psühholingvistika. Nüüd sügisest hakkab uuesti täiesti selliselt nii-öelda taustana sissejuhatus tõlketeadusesse, et vahepeal oli ta erinevate ainete vahel nii-öelda ära jagatud ja siin ja seal sai räägitud tõlketeadusest, aga nüüd on uus ja täiesti kompaktne kursus, mille eesmärk on siis luua ikkagi korralik alus kogu sellest teaduslikust maailmast, mis tõlkimist ja tõlkimist, tõlkijaid peaks toetama. Tõlketeadus on äärmiselt elav valdkond, seal on väga-väga palju erinevaid teemasid, mida uuritakse, see ei ole üldse ainult tekstide uurimine tänapäeval enam. Nii et siin on palju teha ja sisse vaadata, kuidas see kõik on arenenud ja kuhu me välja oleme jõudnud ja mis edasi saab. Usun, et see on päris huvitav. Tõlkimise alused ja masintõlke järeltoimetamine on siis tõesti selline sissejuhatus praktilisse tõlkimisse, kuigi selle kursuse alguses on natuke ka selliseid teoreetilisemaid teemasid, noh, seal saab rääkida näiteks tõlkeeetikaga seotud küsimustest ja kognitiivsetest probleemidest tõlkija tööga seoses, tõlkeprotsessiga seoses, et aga üldiselt ikkagi liigume juba tõlkimise juurde ja natuke vaatame siis sisse ka sellesse masintõlke järeltoimetamisse ehk noh, ka tehisarutekstide toimetamisse, et eks tänapäeval masintõlge on juba kitsendav, et ma ei teagi, kuidas seda nimetada, et neuromasintõlge või pluss tehisaru või noh, ühesõnaga see ongi läinud juba natukene niisuguseks, et masintõlkest rääkimine justkui on natuke vanamoodne, aga reaalselt ju tegelikult tõlkimise puhul, isegi kui on need tehisaru programmid, mis nii-öelda juturobotitel põhinevad, siis ega nemad ei ole tegelikult masintõlkeprogrammid, et sealt lihtsalt nad ka tõlgivad, aga nad ei ole tegelikult masintõlkeprogrammid, et nii et noh, siin on siiski olemas mingisugune vahe ja eks siis saab vaadata neid seda natukene lähemalt, et mida siis tõlkija nendega teha saab, aga see on selline sissejuhatav, et eks iga kursuse, tõlkekursuse raames saab sellesse siis jälle lähemalt süveneda. aga, aga üks aspekt on kindlasti hästi oluline, et ikkagi tegelikult reaalselt on hea alguses natuke päris ise tõlkida ilma masinata, et muidu ei ole väga lihtne hakata neid masintõlgitud või tehisaru toodetud tekste toimetama, et väga kergesti võib langeda selle lõksu, et ei märkagi tegelikult, et seal on mingid probleemid sees ja eks need probleeme seal ikka on. Nii, lähme siis edasi valikainete juurde, neid on päris palju ja nendest siis on vaja teil valida kokku 24 ainepunkti. Siin on siis sellised ained nagu semantika ja pragmaatika, ilukirjanduse tõlkimine, mida siis sellest aastast pakume ka paralleelsena niimoodi, et on eesti keelde tõlkimine ja jällegi, kui on tudengeid, kellel esimene keel on vene keel, siis on võimalik võtta alternatiivina siis sama kursus vene keelde tõlkimiseks, aga see on ka ainukene, kus me seda pakume. Ja ainuke keel, et keelerühmi eraldi ei ole, muidu käib tõlkimine ikkagi kõik inglise keelest eesti keelde ja ka nendel, kes tulevad õppima ja kelle esimene keel ei ole eesti keel, siis nende eesti keel peab ikkagi olema väga hea, sest kõik teised kursused on ikkagi eesti keele põhised. Siis on meil uus kursus uurimussuunad ja meetodid tõlketeaduses, kui te mäletate, siis instituudi üldaine oli meetodid humanitaarteaduses, see on selline üldisem kursus,
aga kuna tõlketeaduses on uurimissuunad ja meetodid läinud väga spetsiifiliseks ja sellele pannakse väga palju rõhku, siis me otsustasime, et meie magistrantidele tuleb väga palju kasuks ja toetab ka magistritöö kirjutamist ja üldse tõlkimise nii-öelda laiema arusaamise loomist tõlkimisest aitab selline kursus kindlasti väga palju, et väga spetsiifiliselt siis tõlketeadusele suunatud. Siis on erikursus tõlkimisest, mis on tegelikult selline, kus plaanis on hakata kutsuma võib-olla väljapoolt spetsialiste natuke rääkima erinevatel teemadel ja varieerida natukene neid valdkondi, millest tõlkimine käib, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi selline praktilise suunitlusega. Täpselt samamoodi, kui te juba vaatate siin järgmise rea peal on tarbetekstide tõlge, siis see on sarnane. Need tarbetekstide tõlge, et siin ei ütle konkreetselt, et alati on õigustõlge või et alati on ainult majandustekstid või et alati on ainult väga tehnilised tekstid, et püüame varieerida, kutsuda külalisi, mõnda spetsialisti, et oleks võimalikult ikkagi selline, noh, see sissevaade oleks võimalikult autentne. Ja kui tulla tagasi nüüd siia erikursuste juurde, siis erikursus tõlketeadusest ja kultuuriloost on siis jällegi rohkem sellistele, kes armastavad ilukirjandust. Siin see tõlketeadus käib jälle läbi natuke teise nurga alt, et kui meil oli siin eespool sissejuhatus tõlketeaduses, siis see on väga selline konkreetne ajajoonega, kuidas tõlketeadus on arenenud ja millised teooriad on aluseks tõlketeadus, noh, üldse tõlketeadusele praegu. Aga siin keskendutakse siis peamiselt ikkagi kultuuri loo raames ja siis kirjandustekstide raames erinevatele teaduslikele teooriatele. Et siis see on seda ja noh, tõlkeloole ka hästi palju, et ütleme, need õppejõud, kes seda läbi viivad, on siis seotud Daniele Monticelli juhitud Eesti tõlkeloo projektiga ja nad on päris palju juba jõudnud uurida erinevaid perioode, et eks nad siis kasutavad oma teadmisi, et sellest rääkida seal kursusraames. Nende kursuste kirjeldused on tegelikult ka kodulehel olemas, et kui te sealt vaatate. Siis on olemas tõlketööstuse tõlkeprojekti juhtimine. Et see on siis selline kursus, kus tegelikult seda viivadki meil läbi tõlkebüroodest pärit spetsialistid ja nad tõesti räägivad, kuidas tööstus toimib, kuidas käib tõlkeprojekti juhtimine, kuidas üldse nagu ühes sellises ärikeskkonnas see tõlkimine käib, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse ja ühesõnaga see on selline väga võib-olla natuke mitte ülikoolilik kursus, aga meie meelest väga oluline teha sellist koostööd ka siis nii-öelda selle tööstusega, mis päris palju paneb paika ka ikkagi noh, selle, mida võib-olla ülikool noh, ikkagi peaks võib-olla mitte jälgima täpselt, aga ikkagi noh, kui ülikoolist inimesed lähevad, siis nad peaksid ikkagi vähemalt teadma, mida võib-olla neil tõlkebüroosse tööle minnes teha on vaja, et nad ei satuks täiesti uude olukorda, et ülikool ka päris noh, täielikult kuskil pilvedes ei hõljuks, et ei tea, mis päris maailmas toimub. Nii ja noh, enne ma juba mainisin, et on see vene õigikeele probleeme valikainena, et seda saab siis võtta siis selle toimetamise kursuse asemel, kui on esimene keel ei ole mitte eesti keel, vaid vene keel. On olemas välispraktika ja on olemas vabaained, 12 punkti. Välispraktika siis ei ole sama asi, mis erialapraktika. Erialapraktikat ja magistritööd ma siin ei maininudki, aga erialapraktika ja magistritöö on loomulikult ka kohustuslikud osad, et erialapraktika ei ole sama, mis välispraktika, aga välispraktika võib teatud juhtudel asendada erialapraktikat, aga erialapraktika iseenesest kujutab endast siis 3-nädalast praktikat täiesti sellises kohas, mille te ise leiate, valite. Meil on käidud kirjastustes, tõlkebüroodes, ettevõtetes, riigikantseleis, tõlgitud PÖFFi tekste, käidud erinevate lokaliseerimisega tegelevate väikeste ettevõtete juures. Noh, selles mõttes see ampluaa on väga lai
et ei pea tingimata tõlkima, te võite teha ka projektijuhi tööd, te võite teha toimetamise tööd, te võite vaadata, kuidas näiteks ühes suures organisatsioonis mingisugune tõlke korraldus on, eks ole, et see on väga-väga lai, kuhu te minna saate ja üldiselt on käidud väga põnevates kohtades ja üldiselt ei ole tudengitel olnud väga suuri raskusi nende praktikakohtadega. aga välispraktika on ikkagi välispraktika ja see on tavaliselt pikk, selle eest saab 9 ainepunkti. Ja meil on muidugi selles mõttes tõlkimisel on meil neid välispraktika kohti ikka pakutakse, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi juurde, et aga mujale võib ka minna, et selles mõttes, kuhu teil huvi on, aga noh, siis tuleb ilmselt arvestada sellega, et üks semester läheb selle välispraktika peale, aga siiski see on soositud ja soovitatud samamoodi nagu Erasmus vahetus, et seda saate kindlasti ka teha. Nüüd hästi lühidalt räägin ka sellest sisseastumisest. Te võite siis küsimusi küsida, kui te tahate. et kandidaatidel peaks siis olema bakalaureusekraad, ükskõik mis erialal, ei pea olema keele-eriala. me eeldame siis, et eesti keel on kas emakeel või vähemalt C1 tasemel, et tegelikult muidugi see C1 on tõesti miinimum, et ega ei ole lihtne kui ei oska eesti keelt väga hästi, et me näeme seda siin ikkagi raskust magistritöö kirjutamisel ja nii et oleme nüüd otsustanud, et ikkagi sellele tuleb suurt rõhku panna, et see keele, eesti keele oskus ikkagi ka oleks piisav. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel, seda me küll ei kontrolli teistmoodi kui lihtsalt, et seal vastuvõtueksamil on üks tekst, mida te tõlgite ja siis no, loodetavasti saate piisavalt aru sellest, aga meie jaoks muidugi ei ole see inglise keele oskus nüüd, see ei pea olema mingisugune briljantne, peaasi, et te saate hakkama ja siis see vast areneb pikkamööda, sest põhimõtteliselt meie selline filosoofia on ikkagi see, et tõlkimisel on oluline osata seda keelt, kuhu te tõlgite pigem paremini kui seda keelt, millest te tõlgite, seda enam kui näiteks olete asjatundja mingis valdkonnas, professionaal, siis isegi võib-olla pisut nõrgema keeleoskusega on võimeline, on võimalik tekstid päris kenasti ära tõlkida. Eeldame kindlasti väga head kirjalikku väljendusoskust ja analüüsivõimet, aga me ei eelda mitte kelleltki eelnevat tõlkekogemust ega oskust, et te võite täiesti tulla tühja lehega, puhta lehena, te ei pea olema üldse mitte midagi kunagi tõlkinud ja see, et see vastuvõtueksamil on see nii-öelda väike tõlkekatse ei ole tegelikult selleks, et nüüd otsime juba valmis tõlkijaid, vaid pigem ikkagi näha seda, et kuidas te sellele katsele, kuidas te sellele üldse lähenete, mida te sellest arvate ja just see analüüs, selle tõlke analüüs on võib-olla isegi olulisem kui see tõlge ise, et me saaks näha just seda teie kirjalikku väljendusoskust ja seda nii-öelda kriitika ja analüüsi võimet. et tekst, eksam ongi siis, eksam koosneb 2 osast. kõigepealt on kirjalik osa, see toimub vahetult enne vestlust, et te tulete eksamile kohale, me anname teile teksti, teil on aega sellega seal istuda ja teha rahulikult ja siis pärast seda tuleb vestlus. et üldiselt me tõlgime siis selle teksti eesti keelde. oleme pakkunud erinevaid keelevariante, aga seda ainult ilukirjandusliku teksti puhul, et tarbeteksti on ainult võimalik tõlkida inglise keelest ja see on lühike, see on tõesti lühike, see on mingisugune 2-3 lauset. ja siis saate analüüsida, mida te sealt välja lugesite või mis mõtted teil tekkisid või mis te üldse arvate tõlkimisest. me oleme nüüd teinud täiesti radikaalse kannapöörde selles, milliseid abimaterjale võib kasutada sisseastumiseksamil, et siiamaani me oleme lubanud kasutada telefone ja selle arvuteid, aga nüüd, kuna lihtsalt nii palju võtab see tehisaru üle ja me ei soovi tehisaru tõlgitud tekste vastuvõtukomisjonis lugeda, me tahame ikkagi näha, kuidas see inimene ise teha suudab, siis sel aastal on meil väga suur palve neid elektroonilisi abimaterjale mitte kasutada ja tõlkida vanamoodsalt seda lühikest jupikest, see ei saa olema võimatu sest niimoodi on kogu aeg tõlgitud ja ma saan aru, et see võib natuke tekitada sellist kummastust, aga see ei tähenda, et me õpingute ajal niimoodi teeme, aga lihtsalt selleks, et sisseastumisel ikkagi seda inimest, kes meie juurde õppima tahab tulla, paremini tundma õppida, me oleme otsustanud, et seekord jäävad ainult paberkandjal abimaterjalid
me paneme kindlasti koha peale valmis, on õigekeelsussõnaraamat, mõned sõnaraamatud, aga võib alati võtta kaasa kõik enda sõnaraamatud, kui jaksate tassida. et ma arvan, et ei ole liigselt vaja muretseda, et selliselt toimusid need sisseastumiseksamid vanasti kogu aeg ja on mingid elektroonilised materjalid olid palju raskemat sisseastumistekstid kui praegu, nii et ma arvan, et see iseenesest ei ole mingisugune suur probleem. Ja teil endal on võib-olla ka hea meel, kui te saate teha ise midagi päris ise, mitte ei lase sellel tehisarul enda eest mõelda. Nagu ma ütlesin, õpingute vältel puutuda sellega kokku piisavalt, see on reaalsus, seda tuleb osata, tuleb tõlkija peab teadma, kuidas toimetada tehisaru tõlgitud tekste, aga lihtsalt, et sisseastumisel tutvuda selle inimesega, kes tahab meie juurde tulla, siis me eelistame praegu sellist versiooni. Ja suuline osa on siiski tõesti nii, et te tuletegi siis kohe oma tekstiga ja analüüsiga, annate selle meie kätte, paberi, ja siis me räägime suuliselt sellest, kuidas teil läks ja mis te arvate ja kuidas te ise analüüsiksite oma seda tööd. Siis me kindlasti küsime teilt erinevaid küsimusi, üks nendest kindlasti seda, et selle kohta, miks te tahate kirjalikku tõlget õppida. Ja kui teil on juba mingi mõte sellest, millest kirjutada oma magistritöö, siis seda kindlasti võib mainida. See tuleb kasuks võib-olla, aga me ei eelda seda, et selles mõttes ei pruugi sugugi nüüd nii olla, et kui teil ei ole ühtegi mõtet, sest te ei tea tegelikult tõlketeadusest mitte midagi, et võib-olla ei olegi vaja, et te tulete mingi mõttega ja pärast avastate, et tegelikult on nii palju teisi erinevaid võimalusi, see ei tähenda, et neid uusi võimalusi siis kasutada või et kui te näiteks tulete mingi mõttega, räägite sellest, tundub täitsa tore idee, aga siis pärast õpingute vältel avastate, et on terve hulk teisi huvitavaid teemasid, aga näed, seal vastuvõtus sai ühest teisest asjast räägitud, siis see ei tähenda, et te peate selle vastuvõtul mainitud teema juurde kindlasti jääma, neid asju saab kindlasti muuta. nii et me ei eelda tegelikult, et teil on see teema mõte olemas. aga kui teil on, siis väga tore. Ja kuhu edasi, kõik tahavad alati küsida, et noh, eks ikka õpitakse ja mõeldakse ikka oma tuleviku peale, et tegelikult tõlkemagister annab võimaluse päris erinevate, eri, teha väga erinevaid asju, see, te ei pea sugugi minema tõlkijaks tõlkebüroosse, kuigi väga paljud ju lähevad, aga rahvusvahelised institutsioonid, kirjastused, kultuuriasutused, ettevõtlus, loomulikult töö vabakutselise tõlkijana või toimetajana ja alati võib proovida ka akadeemilisse valdkonda edasi minna ja minna doktoriõppesse. nii et selles mõttes see profiil on päris hea ja päris lai, et meil on ikkagi hea, igal pool on meie vilistlasi tööl, et riigiasutustes, ettevõtluses on läinud välismaale, ettevõtlusesse on läinud institutsioonidesse välismaale, igale poole, ja kes tahab Eestisse töötada, ka siin on palju võimalusi. et eks kindlasti see tõlketurg praegu on natukene sellises keerulises seisus, et nii palju on muutunud selle tehnoloogiaga seoses ja tegelikult ei teata, mis edasi saab. et on selline natukene selline ootehetk, et kas nüüd, et mis nüüd edasi saab, et kas nüüd siis tehnoloogia võtab nagu rohkem üle seda inimese tööd või tegelikult ikkagi on vastupidine efekt, et hakatakse inimese juurde tagasi tulema, sellepärast et tehnoloogia on tore küll ja sealt saab ka palju kasulikku, aga mingisugused sellised spetsiifilisemad asjad nõuavad ikkagi spetsialisti sekkumist ja selleks spetsialistiks peaks ikkagi olema siis sel juhul inimene, kes seda tehnoloogiat kasutades jõuab mingisuguse parema tulemuseni. et see on niisugune ootekoht, et ega praegu ei tea jah, mis sellest tõlketurust saab, aga see ei tähenda, et teie tööd ei saa, et kindlasti leiab selle profiiliga tööd väga paljudes kohtades. nii, minu poolt on siis nüüd praeguseks kõik. ma panen need slaidid nüüd kinni ja siis, kui te soovite, te võite küsida nüüd midagi juurde, lisaküsimusi. et kui kellelgi on mõni mõte veel, võib ka kirjutada, kui ei julge küsida. okei, tundub, et küsimusi ei ole.
Siis ma võtan oma jutu kokku ja loodan, et te saite siit mingit informatsiooni, mida te saada soovisite ja tänan, et te osalesite ja panen siis ahah, ja aitäh. Mul on hea meel, et oli kuulajaid ja oli huvilisi ja tulge siis vastuvõtueksamitele. Ja kui nüüd veel midagi on, siis te võite alati kirjutada mulle, et kui tekib mingisuguseid lisaküsimusi. aga siis ma tänan ja soovin kõigile kõike head.